Tere kõigile! Tundub, et me oleme laivis. Äh, Nii, ootame siin mõned sekundid, et kõik inimesed jõuaksid siia kohale ja meid kuulama, enne kui me Merjega alustame. Nii, väga tore on näha numbreid kasvamas, teid on väga palju. See teeb väga-väga rõõmsaks. Kuna ma näen, et aktiivselt inimesi lisandub, siis võib-olla ootame veel niisugune 20 sekundit, kui alustame. Nii. Nii. Tere kõigile. Merjega meie täna siin, mina olen Kadri Sade, Meltbesti juht ja minuga on Merje tere! Kärner. Ja väga paljudele kindlasti tuttav inimene tema on ka. Mul läheb nüüd üks hetk aega, sest ma vaatan, et millegipärast ma ei saa hästi oma faile jagada. Nii et üks hetk. Ei ole ükski webinar õige, kui alguses ei ole. See pole ükski miiting pole isegi õige, kui ei ole väikest tehnilist viperust, sest siis see oleks ju liiga ilus elu. Just nii. Üks hetk, vaatame, kas me. Nii. Aga mina lähen hästi korraks välja ja olen sekundi pärast tagasi. Ma arvan, et mind kuulevad vist kõik, aga mina ise ei näe ega kuule kedagi, nii et ma saan lihtsalt öelda enda poolt tere hommikust ja loodame, et tehnilised viperused saavad meil lahendatud ja saame minna ilusti koos nende väikese slide deckiga edasi. Nii, olen tagasi. Ja loodame, et meil õnnestub see. Kusjuures tegelikult me olime Merjega väga tublid ja katsetasime kõik eelnevalt ära, aga klassika on ikka see, et viimasel hetkel nii juhtub. Aga me, Kadri, võime alati ka niimoodi minna, et niikaua kui sa laed neid, siis kui sa tahad, siis sa võid ka juba midagi küsida, ma võin hakata kuskilt otsast minema, et kuidas sa ise tahad, kus sul mugav on. Ja, võime nii teha, aga mitmes asjas ma nagu maailma kõige parem ei ole. Aga proovi, võta siis minutika, pigem proovi siis võib-olla üles panna, siis saad ühe asjaga korraga tegeleda. Just. Nii. Vaatame, kas ma vist sain natukene teistmoodi, kui ma planeerisin, aga nüüd on minu slaidide ees, on see nii? On Väga hästi. Ma alustakski siis sellest, et küsiks Merje sinult, enne kui me läheme sisu juurde, et mis üldse on tunnustamine sinu meelest? Kui ma ei lähe siuksele nagu pealkirjas on see psühholoogia poole peale, vaid ma mõtlen hästi inimlikult, eks ole, et mis see nagu tegelikult ju tähendabki minu enda jaoks on see, et see nagu teise inimese, on see siis nagu panus, on see tema olemasolu või väärtuse märkamine ja sellest tegelikult ju teadaandmine sellele teisele poolele viisil, mis jõuab ka temani, ehk et ma päriselt praegu tunnustasin sind. Ja miks ma usun, et see on niisugune väga lai ja hall maailm, kus on palju varjundeid, on seesama, et see viimane sõna on see, et mis jõuab vastuvõtjani. Ja ma arvan, et sealt kogu väljakutse algabki, ehk et see, mida mina arvan, et jõudis temani ja kas ja kuidas see jõudis. Ehk see on ikkagi, olemuselt on ta see, et ma tänan kedagi tema panuse, tema väärtuse ja tegemiste eest,
aga nii, et ta seda ise tunnetab, aga kuidas ta seda tunnetab, kuidas me selleni jõuame, et ma arvan, et see on see põnev koht nagu. Mhm, mhm. Väga hästi, väga põhjalikult selgitatud tõesti, ka mina arvan, et tunnustamine on miski, mis on siis konkreetselt just selle inimese, tema väärtuse, tema panuse, tema omaduste või isegi lihtsalt tema olemasolu nii-öelda Mhm. kinnitamine. Ja oluline võtmeküsimus siin tõesti on, et kuidas siis keegi tunnustada tegelikult saada tahab. Miks me peame seda, miks me täna sellist webinari teeme, et Melpiga meil on selline sari juba väga tavaline HR-Help with Melp, väga paljud inimesed olid ka veebruaris siin meie läbipõlemise teemalist webinari kuulamas, nii et tervitused teile, kes taaskord, kes juba püsikuulajad on tänase seisuga. Siis asi on tegelikult väga lihtne. Me arvame ja näeme, et tunnustamist pisut ikkagi peetakse pehmeks meetodiks ja tõesti, kui me vaatame psühholoogia kontekstis, et paljud on näinud Maslowi vajaduste hierarhiat, et ta on seal vajaduste hierarhia tipu pool, et tõesti, et me peame magama ja meil peab olema kõht täis, see on olulisem. aga nüüd töö kontekstis on see tegelikult üks võimsamaid ja kahjuks enim alakasutatud juhtimisvahendeid. Et toon siin natukene statistikat Gallupist, et 42% töötajate lahkumistest on ennetatav. Sageli üks viis, kuidas seda teha, on siis tunnustamise abil. Ja selleks, et tulemused ei oleks kõik kaugelt maalt, siis me Melpiga Nordstati abiga viisime siis Eestis ka läbi sellise kiire lihtsa küsimustiku, küsisime 1000 Eesti töötavalt inimeselt, et kui oluliseks nad peavad siis tunnustust, konkreetselt siin juhul siis aitäh või tänamist enda töökoha puhul, kui oluliseks nad seda siis peavad. Ja tegelikult 72% vastanutest valisid siis hinde 7-10, kui küsimus oli, kui tugevalt siis töökohalt saadud tänu nende motivatsiooni ja heaolu mõjutab ja 30% lausa 10-10 valiku tegid. Mis selle teema juures on kurb, on see, et tegelikult 1 6 töötajast selle küsimustiku põhjal siis tõesti ütleb, et ta pole kunagi siis tänu saanud siis oma tööandjalt. Et nii see kahjuks on. Mis sa arvad, Merje, kuna sinul on tõesti väga pikaajaline kogemus HR valdkonnas, ka väga erinevates ettevõtetes, et mis Eesti töökohtadel viimase 10 aasta jooksul võib-olla muutunud on tunnustamise koha pealt, kui üldse? Ma arvan, et muutunud on ja muutus tuleb ju tegelikult ka läbi selle, et meil on väga palju erinevaid põlvkondi, ehk et üks muutus on see, mis tuleb lihtsalt sellest, et võib-olla isegi osad ju tahaks vanamoodi, aga kõikjal ei saa enam, sellepärast et erinevad põlvkondade ootused, et kui me siiamaani räägime põlvkondadest kui ootused, eks ole, tööle ja kõigele muule, siis tegelikult selle tunnustamise võib ka siin täiesti nagu eraldi võtta, et mida siis mingi põlvkond nagu ootab, on ju. Aga ma arvan, et see suurim ja isegi väga huvitavast kohast näeb selle muutuse nagu sellist tagasisidet on näiteks see, et kui me võtame viimase 10-15 aasta näiteks palgaturu uuringud, eks ole, siis sealt on ju tegelikult näha, kuidas on muutunud ka igasuguste preemiate ja boonuste maksmine. Kui vanasti oli see nagu hästi common, siis tegelikkuses jah, kui me ei räägi müügist ja nendest ütleme niisugune otse vastu klienti nagu inimesest, siis tegelikkuses see on üks indikaator, mida tegelikult mina olen jälginud ja vaadanud, et kui vanasti sinu aitäh oligi see, et milline oli sinu preemianumber ehk see tunnustus, et kuidas sa oma tööd teinud oli, väljendus väga tugevalt ka selles, et millise boonuse sa said, eks ole, on ju. Ehk et võib-olla see on nagu natuke muutunud ja sinna ongi niisugust sõnalist ja isiklikku ja avalikku võib-olla nagu rohkem juurde tulnud. Ja kindlasti on ka see,
noh, meil oli ju väga tugev arenguvestluste kultuur nagu see kord aastas, eks ole, noh, kord aastas said sa teada, kuidas sul läks, mis on sinu boonus ja said selle tunnustuse võib-olla siis, et niinimetatud job well done, eks ole, ehk Mhm, et see juht nagu läbi selle siis rääkis. See ei tähenda, et ei olnud mitte midagi muud, ta on olnud, aga mhm, võib-olla see tõus on olnud kindlasti rohkem, ehk et me oleme liikunud ka kogu selle performance management'i pealt tegelikkuses ju ikkagi sinna, et meil on tagasiside kultuurist, räägime, eks ole, järjest mhm, rohkem. me räägime sellest, et see on agiilne ehk et see on kohene, me teeme eesmärke ju samamoodi, mida me siis mhm, tunnustame, et hästi teeme ju mitte enam aastaks, vaid kvartaliks. ehk et ma arvan, mhm, see nihe on kõigi läbi nende tegevuste, pluss siis mhm, selle põlvkondade nagu muutunud. mhm, mhm, mhm. Ja tegelikult väga õiges suunas. Kõik, mis sa täna ütlesid praegu, kinnitab siis, meie järgnev tekst ka seda tegelikult kinnitab, et me näeme mustrit selles, et rahaline boonus võib-olla ei ole enam nii tähtis, ta on oluline kindlasti, ta on üks osa ka tunnustamisest, ärme unusta seda, aga et võib-olla ta jäi liiga harvaks või võib-olla seal on liiga ebaselge see, et mis see konkreetne tegu oli minu siis tööelus, mis mulle selle boonuse tõi, mida ma pean kordama või uuesti tegema, et jõuda sellesama tulemuseni. kuigi boonus saada iseenesest ju meile kõigile meeldib. et aga siit ma lähekski üle. Mul on siin selline põnev küsimus ees, et mis juhtub ajus, kui meid märgatakse või tunnustatakse. Ja tegelikult ma tean, et personalivaldkonna inimesed on väga psühholoogiahuvilised, nii et suure tõenäosusega ei ole see teile midagi sellist jahmatavat, midagi liiga uut. me põhineme tegelikult väga sellistele baaskontseptsioonidele psühholoogias, mis on siis see, et kui me siis kui meie käitumist siis tasustatakse, see on üks viis, kui meie käitumist tasustatakse, siis on suurem tõenäosus, et me seda käitumist kordame. No see kehtib ka tegelikult sellisel juhul, kui näiteks igasugune tasu jääb ära ja me pettume, siis on suurem tõenäosus, et seda kordamist, seda käitumist uuesti ei esine. või kui me omast arust väga pingutasime ja näiteks saime väga negatiivse tagasisidet, siis on ka oht, et seda nagu pingutust vähemalt sellisel kujul inimese poolt tuleb siis väiksema tõenäosusega. Ja see kehtib ka selle puhul, kui midagi halba jääb ära, ehk siis oletame nüüd, et inimene on sellise juhi all, keda ta konstantselt kardab, siis suure tõenäosusega, kui tema see tegevus, mis ta tegi, juhi poolt viha ei toonud, siis ta ka oma tegevust suure tõenäosusega siis uuesti kordab. lihtsalt siin me peame mõtlema selle peale, et siis inimene oma tööelus on siis pideva stressi all ja lõpuks see midagi head kellelegi ei too. ehk siis igasugune käitumine või selle järgnev kordumine on seotud sellega siis, mis meie käitumisele järgneb. ja kui me räägime aju kontekstis, ma kiiresti hüppan siia sisse ka, et siis meil on ajus selline nii-öelda tasukeskus, kus ühe võtmeosana on siis juttkeha, mis siis on tegelikult sama piirkond, mis reageerib toidule, rahale. ehk siis siin on ka loogika, et miks rahaline boonus ka on meile nagu väga-väga motiveeriv. aga ta teeb seda dopamiini radu pidi, dopamiinergilised rajad on siis, kus kaudu siis seosed tekivad selle osas, kuidas me käitume ja kas me seda käitumist siis uuesti tahame korrata. ehk siis siin taga ei ole lihtsalt mitte selline üldine tore teooria, vaid see on täitsa meie bioloogia, ehk siis see, kuidas me inimestena funktsioneerime, kuidas meie organism funktsioneerib. aga eks et selle dopamiiniga tegelikkuses on ju ka teine pool. ehk et me teame ju dopamiini loogikat ka oma laste pealt, eks ole, näitena. ehk et millal neid see avaneb, eks ole, on seesama, et andke meile ekraani, siis ma pärast enam muud ei taha, kõik on kiire. ehk et eks see ongi, et täpselt nagu sa ütlesid jah, et ma kindlasti kordan, kui mul on see heaolutunne
aga ma arvan, et seal võib olla ka, jälle oleneb hästi palju inimestest ja olukordadest, seal võib olla ka see, et mis siis juhtub, kui sa iga liigutuse eest näiteks saad oma dopamiinilaksu, eks ole, oled saanud, näiteks sul on olnud selline olukord, eks ole, et iga väiksema liigutuse eest ja nüüd, kui see näiteks muutub, on ju, mis siis sinuga Mhm. juhtub? eks see on tegelikult seesama jah, ehk loogika siis ka, et kus on piir, mis on see piisav, mhm. kus on see, et nagu, et jah, et nagu ma alguses ütlesin, et see, et mis jõuab vastuvõtjani ja kuidas on ikka nii palju nagu sellega seotud, ehk et millist dopamiini ma otsin ja mis siis juhtub jah, kui see ära jääb, aga et kui see nüüd on väga tihe, ehk et mis Mhm. selle tagajärg võib ühel hetkel olla, on ka tegelikkuses, ma arvan, üks tore niisugune võib-olla küsimärke. Mõte, mille peale siis mõelda. jah, tegelikult mulle meeldib, kui ma räägin nendest nii-öelda või kui ma toon välja selle dopamiini raja, siis mulle väga meeldis, kuidas üks teadlane selgitas nagu nii-öelda lihtsas keeles seoste tekkimist ajus, ja see kehtib ka tegelikult harjumuste puhul, et kui me esimest korda midagi uut teeme, midagi, mis ei ole meile harjumuspärane, eks meie käitumine muutub, siis me võiks mõelda sellest kui näiteks sellisest väga võsasse kasvanud, kes on seenel käinud, on ju, mõtled, et võib-olla ma lähen siit otse läbi võsa, see on suhteliselt ebameeldiv. Mingisugused toksad tulevad mulle näkku ja siis seal on ämbliku põrgud ja muud sellised asjad. aga kui ma nüüd ühe korra selle raja käin läbi ja lähen teist korda ja lähen kolmandat korda, et siis tegelikult see närviühendus seal, seda võib vaadata kui seda metsarada, mida on siis mugavam käia ja ta tugevneb ajas ja suurema tõenäosusega järgmine kord ma käitun siis nii, et isegi võib-olla seda liiga tugevalt kartma ei pea, et ma tunnustasin äkki liiga tihedalt ja nüüd inimene on pettunud, kui ta seda ei saa, sest et võib-olla vot see rada juba on nii palju tugevam ja mugavam tema jaoks ja ta ootab tunnustust selle järgmise keeruka teeraja eest, mida ta hakkab siis ehitama või mida ta hakkab käima. Mhm. aga see mõte iseenesest seal taga on õige. Ja eks ta ongi ja vaata nüüd mõtle, et inimestel on ju elus erinevad kogemused, et ma olen olnud olukorras, kus kui küsida ühel koolitusel juhi käest, et mõelge tagasi, eks ole, et struktureerige ära natuke oma viimane inimese tunnustamine, eks ole. ja mul on istunud juht, kes ütlebki, et ta ei mäleta, et hakkad sealt kaevama siis, et noh, aga mõtle mingid tegevused, asjad. ja sealt tulib ka lause, et aga ta teeb lihtsalt oma tööd, et mida ma pean seal tegema, on ju. noh, ja nüüd on see inimene olnud selle juhi all, eks ole, on ju. ja nüüd, kui me võtame sealt selle teise äärmuse, kes iga liigutuse eest võib-olla tänab, on ju. noh, et seal ongi, et nüüd need juhid elus inimestel vahetuvad, et mis see saab, on ju. et see ongi see korralik, et see metsarada küll on käidud ka selle inimese jaoks, aga nüüd tal võivad need olukorrad täiesti nagu erineda, et see on kindlasti ka niisugune suure mõjuga tegelikkuses. jah, suure mõjuga ja see on see juhtimise küsimus, mille juurde me tuleme ka natukene, et kui oluline osa siis tegelikult juhtimises tunnustamine on. Siin jah, juba tegelikult räägitud, kiiresti kordan, et käitumine, kui sellele järgneb tunnustus, tuleb sealt rahulolu ja see käitumine suurema tõenäosusega kordub, et siis on teil see silme all ka. ja nüüd võib-olla pisut juba seda ka ette rääkisime, aga taaskord, kui tunnustamine on pigem harvaesinev, aga võib-olla väike või tähendab, kui tunnustamine on pigem väike ja sage, on see parem kui see tohutult suur ja harvaesinev tunnustus. et täna, kui ma räägin paljude ettevõtetega, siis nad ütlevad, et neil on tunnustamine küll, tunnustamine täiesti paigas, et uue aasta galal me tunnustame parimaid. ja see on tegelikult väga selline levinud muster ja ma tahan öelda, et väga hea, et te seda teete. mul on väga hea meel, et te tunnustate oma inimesi, et mitte valet asja siit kaasa võtta, aga
tasub siis mõelda, et kas on võimalik süstemaatiliselt ka seda sagedat kohest ja konkreetset tunnustust siis rakendama hakata. Ja see ei tähenda ilmtingimata tegelikult seda, mm, et kui te kord aastas siis tunnustate, et siis muud tunnustamist ei ole. Kindlasti inimesed tegelikult ütlevad, kas nad kirjutavad Slackis, Outlookis, kas nad lihtsalt patsutavad. Ma just nägin, läksin Selverisse enda dokumendi järgi ja neil oli just olnud siis turvaharjutus ja ma nägin, kuidas siis üks kolleeg infoletis teisele siis selja peale patsutas, ütles, sa olid väga tubli, et sa said nii hästi hakkama. See oli siis tema juht, keda ta tunnustas, et seda oli väga soe vaadata, et selline tunnustus, mis on siis vahetu ja siiras, on tegelikult võtmetähtsusega ja see on kindlasti miski, mida te teete. Küsimus nüüd on lihtsalt selles, et kas, kui te enda organisatsiooni peale mõtlete, kas siin oleks ka kohta, kus seda asja või tunnustamist siis võib-olla süstemaatilisemalt regulaarseks ja tihedamaks muuta. Et ta ei oleks nii-öelda juhus, et kas inimesel oli meeles tunnustust jagada ja seda välja öelda või mitte. Meie aju kontekstis, kellel on kutsikad olnud, siis võib-olla olete kuulnud seda, et ei ole mõtet pahandada enda koeraga, kui ta pissis tuppa, kui ta tegi seda juba hulk aega tagasi. Et võib-olla kui ta kohe just praegu seda tegi, on okei talle öelda, et ei, ära seda tee, viin su kohe välja ja näitan, kus on õige teha, on ju. Et see seos tekib paremini. Inimeste puhul meil on võimekus natukene pikaajalisemaid seoseid luua tõesti. Aga see loogika püsib siin sama, et tegelikult mida kiiremini see tagasiside tuleb, seda selgem on siis meie aju, meie bioloogia kontekstis see, et me selle seose siis tõesti tekitame. Ja viimase kordusena siin veel kord, et tunnustamine ei ole pehme väärtus. See on meie ühe ploki lõpp siis, miks uuesti kordame, et tunnustamine on miski, mis olulist muutust võib teie organisatsioonis luua, sest tunnustatud töötajad tunnevad 10 korda rohkem, et nad kuuluvad organisatsiooni. Neil on 45% väiksem tõenäosus lahkuda 2 järgneva aasta jooksul, kui tunnustus on olnud kvaliteetne. Ja 65% väiksem tõenäosus siis aktiivselt uut tööd otsida. Merje, kas on miski, mida sina ka enda kogemusest võid siin kinnitada? Eks ta on, ehk et seesama, kui minna see slaid tagasi, eks ole, see suur ja väike, eks ole, ja kohene, tegelikult ega see kehtib ju ka tagasiside kohta asjadega, mis ei ole nii hästi, on ju. Et samamoodi, et seda tehes 3 kuud hiljem pole tal mõju. Aga eks ta ongi, et jälle ta on ikkagi, me oleme veel olukorras, kus meil on hästi erinevad põlvkonnad, hästi erinevad harjumuste asjadega ja ma arvan ka, et ettevõtted on erinevate harjumustega. Ehk seesama, et mina olen näiteks erinevates kohtades näinud nagu erinevaid võimalusi ja asju ja sa pead ka aru saama, et mis sobib sinna konkreetsesse keskkonda ja mis mitte. Ma toon ühe lihtsa näite, et on olnud olukordi, kus mõtlesime, et davai, et teeme Teamsi sellesama, et meil on väga tore klientide tagasiside kogu aeg, on ju, mida inimesed väga hindavad, et eriti ütleme eesliinitöötajad. Ja siis me mõtlesime davai, aga et teeme selle omavahel tänu ka sinna, eks ole, on ju. Ja see ikkagi sellesse keskkonda ja sellesse olukorda veel ei sobinud, sest et see oli lõpuks niimoodi, et personal seal muudkui kiitis ja tegi. Aga see, et ta hakkaks päriselt nagu tööle, on ju, et pigem on see, et selles keskkonnas sobis see, et kui sa midagi tegid, siis see juht ütles ise, eks ole, ja oli neid, kes ütlevad rohkem, kes vähem, eks ole, aga noh, see on niisugune pikk teekond. Ja eks ta ongi, et see suur ja kord aastas on tõesti, et see on see 10 inimest nendel galal, nagu sa rääkisid, aga need ülejäänud, kõik, kes seal ettevõttes töötavad ju tegelikkuses samamoodi panustavad, on ju. Ehk et seesama, et see, et konkreetsele tegevusele jõuaks nagu kiire vaste, on ülioluline, aga ma arvan jah, et iga juht nagu mõelda välja, et
kes ta on ja mismoodi, sest seal on seesama, et kui ma ei kõla enam nagu usutavalt, ehk see ei ole minu stiil, eks ole, või midagi sellist, on ju, et või kui mina hakkaks näiteks oma olukorras, no ma mõtlen iseenda peale näiteks, on ju, ma arvan, et mu Mhm. tiim vaataks mind väga naljakalt, kui ma lihtsalt ütleks, et yes, thanks, on ju, et see nagu on niisugune okei, aga ma üldiselt ikkagi väga mõtlen, et ma panen selle juurde, et noh, see pisike asi, miks, mille eest, eks Mhm. ole, on ju, Just. et on ju isegi öeldud, et kui ma lihtsalt ütlen iga asja peale, kuule, tänud, oo, vägev, on ju, siis tegelikult see inimene enam ei saa aru, mis asi. Ehk et see tunne, Mhm. et oota, aga mida ma tegin, on ju, et seal Mhm. peab ikkagi Mhm. kogu aeg see konkreetsus olema ka, on ju, aga ma Mhm. arvan, et inimese jaoks see üks suurim asi on ikkagi see ka jah, et mõista siis oma inimesi, ehk et kellele Mhm. mida, on ju, ja teistpidi midagi ei ole teha, ka tuleb mõista seda juhti, ehk et kui nüüd järsult tuleb üks juht, eks ole, ütleme näiteks mina, on ju, kes ma teen Mhm. seda kõike ühtemoodi ja järsult ma Mhm. hakkan seda tegema, ma olen võtnud selle, et see on vaja sage, kohene ja konkreetne, on ju, ja Mhm. mõtlen, et davai, ma hakkan siis tegema, on ju, ja kui see kukub välja niimoodi, et seal siirust ei ole, siis ma arvan, et Mhm. see ka jälle ei tööta, on ju, et siis pigem olgu see üks suur, eks Just. ole, on ju, ehk et jah, Võtmetähtsusega sõna jah, see siirus seal taga, et see jah, peab olema jah, päris tunnustus, et jah, see inimesele korda läheks, ta peab olema tõene. jah, jah. Ja ei tohi olla selline väljamõeldud, muidugi, Jah. absoluutselt. Aga praegu on hea koht, kuna ma tahan siit edasi minna siis nii-öelda tegudeni, et mis siis päriselt teha oleks vaja. Me oleme kõike siin pisut juba maininud, vihjanud, aga ma alustaks sellega, et ma ei ole tegelikult sult veel küsinud, et mis see viimane tunnustus sinul isiklikult oli, mis sul tõeliselt korda Mhm. läks, mis sulle meelde jäi? Mhm. Vaata, mina olengi oma loomult vist ka natuke pigem see, kellel on, neid on vähe, mis mulle päriselt nagu ma tunnen, et on korda läinud. Mhm. Ma lausa julgen öelda, et mul on, ma arvan, neid elu peale niisugune paar tükki, mis on siiamaani meeles. Võib-olla see viimane, mis mul eriliselt on meeles, oli ikkagi natukene suurem, oli see, Mhm. kui see oli siinsamas viimases ettevõttes, kui oli Mhm. olukord, kus oli see, et kas ma võtan ühe omaniku ettevõtte veel omale juurde, ehk et enda juurde, et nad olid ka siukses turbulentsis, on ju, ja see Mhm. juht nagu väga nagu kutsus, on ju, ja lõpuks on nõukogu on ju see, kes on, eks ole, ülene, ehk et nemad ju vaatavad kõiki kokku. ja siis, kui ma ühe nõukogu liikmega rääkisin, siis kui ta ütles mulle niimoodi, et tead, Merje, mõtle, et see tõmbab sind lõpuks lõhki, et ma soovitan, et Mhm. ära tee seda. ehk et kus siis see tunnustus nüüd on, eks ole, ütleb üks Mhm. tippjuht, et nagu ära võtta. See on elus esimest korda, kui keegi hoolib sust nii palju, et ta tegelikult ütleb sulle, et ära tee seda. et me tõmbame su katki ja meil ei ole sust enam Mhm. nagu seda, onju. ehk et see Mhm. nägemine, et on väärtus, on loogika ja et seda ei pea katki tõmbama, et kui tal on nagu võimekust, onju. sest tavaline on ju see, et kes jõuab, sellele paneme peale, eks ole, onju. Mhm. et see oli esimest korda, kui ma läksin koju, ma arvan, et see oli päris mitu päeva, kui ma tundsin, et vau, keegi hoolis must nii palju praegu, et ta Mhm. pani Mhm. minu inimesena ette millegist suuremast. et see oli Mhm. nagu, Mhm. ma arvan, et mis on siiani ja, Mhm. ja võib-olla niisugune väiksem, mis mind väga liigutab, et vaata, mida kõrgemale me jõuame hierarhias, eks ole, on ju, siis tuul on järjest rohkem ulub seal, eks ole. Öelge mulle, Ja. kes kuulajatest, et mõelge, millal on tippjuhte viimati tänatud näiteks, kas teie oma CEO-d olete tänanud, eks ole, või millal neid tänatakse? Mhm. Versus see, et nad saavad siis, kui midagi ei ole hästi, eks ole. Ja Mhm. siis, kui sul on oma tiimis keegi, kes lihtsalt vahepeal hakkad temaga tegema one-on-one'i, sest tegelikult ju mind huvitab, kuidas temal läheb. Ja siis, kui ta Mhm. vaatab sulle otsa ja ütleb stopp. Meri, kuidas sinul läheb? Kuidas sul päriselt läheb? ehk et vot seda ma näen ka, et selle nimi on tegelikult puhas hoolimine ja tegelikult Mhm. hoolimine on ka väga suur osa tunnustamisest. Sest me ütlesimegi Mhm. alguses, et ma märkan seda inimest ja olemust, eks ole, on ju. Just.
aga Mhm. ütleme, üks suur elu nagu niisugune on see, et minu jaoks tunnustus on olnud minu kaks kunagist juhti nii Swedis kui Microsoftis. Üks neist on rootslane, teine on eestlane, üks neist oli Rain Laane, kes mõlemad värbasid mind omal ajal väga noorena. Minus ei olnud seda, mida nendel kohtadel veel vaja oli. Ja kui nad omavahel Mhm. kokku said kunagi, siis nad rääkisid ja naersid, et mida nad värbasid ja siin on see tunnustus, potentsiaal. Mhm. Uskusid, Mhm. et mus on midagi, et võtta see tüdruk ja aidata teda ja toetada, et ta saaks lendama, et ma arvan, see on üks suurim tunnustus, mida keegi võib üldse saada nagu, et Mhm. vot need on meelde jäänud eriliselt. Väga, mõlemad väga erinevad, aga ähm, väga sisukad. Me tõesti avasime nüüd sellega täiesti uue siis tahu tunnustamisele, et ka sinu kui inimese märkamine, et ta ei peagi sisaldama võib-olla konkreetselt teokirjeldust, aga seda, et sa tunned, et sinust hoolitakse, Mhm. sind märgatakse, on üks siis osa tunnustamisest. Ma tahan rääkida veel natukene ka nii-öelda vigadest, enne kui ma tegelikult selle kiituse juurde jõuan, mis ka osaliselt seda vigade poolt katab, aga Merje, mis sa arvad, mis on see suurim viga tunnustamises, mis sa oled näinud, võib-olla lisaks sellele, et siis seda tehakse siis võib-olla harva ja väga-väga suurelt, lihtsalt ilma sisuta, siis ka sinu näide oli, on ju, väga suurelt ja võib-olla harva, aga seal oli väga suur sisu Mhm. taga. aga kui see on ilma sisuta, et mis veel lisaks sellele võiks olla niisugune tüüpiline viga tunnustamise juures, mis no ikka seal ja ikkagi jälle suurimad kipub ongi see sisutühjus. ehk et jälle, et kas see tuleb mult loomulikult, on ju, ja teine sisutühjus on see, et ma nagu see on, käib nagu söögi alla ja söögi peale, et noh, et kui me siin ennem rääkisime sellest dopamiinist, eks ole, kui ma iga asja peale ütlen, et iga liigutuse peale, et jumala äge, tubli, siis on mm. küsimus üks hetk, et aga mis sellest inimesest saab, kui seda enam ma üks päev niimoodi ei ütle, eks ole, et noh, et see on, -hmm. see on ikkagi midagi, millel peab olema see, et see miski asi, taas, et me ei räägi, et see peab suur olema, on ju, aga tal peab Mm see -hmm. miski olema, et me tegime selle või selle, on ju, et võib-olla seda sisutühjust on võib-olla kõige rohkem. ehk et kui ma ei oska, aga ma püüan näiteks, eks ole, siis ka esialgu võib seda sisutühjust rohkem olla, eks ole, on ju. Ja teine on see, et me teeme seda ainult nagu võib-olla ma noh, ütlen sulle otse, Kadri, et kuule, et isegi kui ma suudan väljendada seda, et mis asi see oli, on ju, siis see -hmm. on alati nagu hästi isiklik, on ju, et ainult sulle, ehk et siis ongi, et see ei tähenda, et iga kord ma pean kõike kõigi ees jälle, et noh, mitte äärmustesse minna, on ju, ehk et nagu öeldakse tegelikkuses kiitust ütle suurelt, tagasiside, mis ei läinud hästi, ütle otse või siis noh, retro on natuke teine kontseptsioon lihtsalt, on ju. Aga see ka, et me neid tänusid nagu hästi kitsalt anname sellele inimesele, et meie loomuomadus, eriti kui me räägime nagu noh, jälle nüüd selle põlvkondade teema on ju, et vanematel neil ei ole see loomuomane, et ma nüüd lähen kõigi ette hõiskama kuskile, et mis on nagu ägedalt tehtud. Ma tõin hästi hea näite tuua näiteks Eesti ja Rootsi, täitsa teine nurk, aga noh, nii hästi nagu kirjeldab ära nagu ka meie mingit loomuomadust, eks ole, on see, et kui me läksime, meid ühendati Swedbankis Rootsiga, siis hakati ju mõtlema seda, et kelle süsteeme hakata kasutama ja siis tehti ju, eks ole, hinnangud ja siis on see, et kui rootslased enda asjadest räägivad ülivõrdes, meil on kõik nii äge, meil on siin noh, super-luper, inimesed on super, süsteemid on super, aga mida teeb keskmine eestlane? Kas ta ütleb, et meil on kõige ägedamad süsteemid, kõige ägedamad inimesed, et noh, ta pigem on see, et noh, siin on nagu päris okeiš, on ju, natuke teha, ehk seesama, et mõtelge nüüd noh, pane teise konteksti, on ju, samamoodi, on ju, et ega see, kui me nagu sellest ei taha nagu ülivõrdes rääkida, ega me siis ju tegelikkuses oma loomuselt ei ole ka need, kes kõike kiidavad, eks ole. Ehk see on natuke seotud loomusega, see on seotud vanustega, et jah, et me õpime ja ma arvan, et noorem põlvkonna jaoks on ülioluline. Aga ma arvan ka, et me ei tohi minna sinna teise äärmusesse, kus ei tule see loomulikult, me hakkame neid nagu ikkagi täitsa survestama, on ju,
aga ma arvan jah, et seal need niisugused võib-olla niisugused väiksed niisugused konksukesed on. Mhm. Ja kultuuri põimitud on see jah, märksõna, mis meil siin jah. sinise sees on Mhm. slaidil ka näha ja tõesti nii on, et mina olen töötanud siis sellises scale-up tehnoloogiaettevõttes Londonis ja meie ainus viis siis tunnustust saada oli Slackis ja seal oli tõesti minu jaoks hästi selline lõbus, kuidas siis otsene juht alati siis iga eduka teo siis jalka konteksti tõi, et praegu MM-i aeg ka, et õige võib-olla näide. Mhm. Et siis see, kui palju jalgpallipalle ta sulle saatis selle kiituse taha, et great goal, see siis näitas seda, kui rahul ta sinuga oli. Ja tegelikult ma pean tõdema, et kuigi minu jaoks võõras, võib-olla sellisel moel tõesti igaüht tšempioniks kutsuda ja kõik muud sellised nii-öelda spordi märksõnad, siis kuna ma sain aru, et see on tema viis tunnustada, siis mulle läks see ikkagi väga korda, Mhm. kuigi ta oli siis teistmoodi, ta oli kultuuriliselt teistsugune, aga siiski oluline, siis ma sain aru. Ja ma usun, et meil kõigil on neid juhte, kelle puhul see noogutus ja selline õrn naeratus on ka meie jaoks palju suurem tunnustus kui mis tahes selline pikk ja avatud tekst. Mhm. Et nii ta ikka on. noh, see ongi mõistad inimest nii nagu tegelikkuses ju me eeldame, et me kõik mõistame ka, et me alati eeldame, et juht peab tundma inimesi. no tegelikult see käib ju teistpidi ka. et Mhm. sa ju mõistad oma juhti ja saad aru, millal see päriselt sealt nagu on ju, et see on tavaliselt Just. nagu kahesuunaline. Eks kui me räägime sellest nii-öelda vigadest, siis ma olen kirja pannud 5 punkti. Ehk siis tunnustamine juhtub liiga harva, liiga üldsõnaliselt, liiga hilja. Me kõik teame tegelikult seda, kuidas või oleme näinud, kuidas siis auhinna võidab miski, ma ei tea, muusikaauhinna, see kõige hiljutisem hitt. Ja see on Mhm. tegelikult täiesti loomupärane, et kui meilt küsitakse ka, et kelle me valime siis aasta näiteks väärtusekandjaks, siis on väga lihtne valida seda Mairet, kes tegi midagi eelmine kuu, Mhm. võib-olla Madis on teinud 6 eelneval kuul. Mhm. Sellele kuule eelnevalt siis, aga me siis tunnustame ja see on ka üks märksõna, mis on mul siin näha, et õiglane ja nähtav kogu tiimile. Ja kui me Merjega siis tänaseks valmistusime, siis me arutasime ka seda, et kas tunnustus üldse saab olla õiglane. No ilmselt ei saa täielikult kõigi jaoks alati olla, aga mida siis sisukam ta on, seda suurema tõenäosusega teda tegelikult õiglasena tajutakse ka, mida siis hiljutisem ta on sellele teole, seda õiglasemalt teda tajutakse. Ja just, mida Mere ka ütles, et ainult ülevalt alla tunnustamine tegelikult võib-olla ei ole päris see, Mhm. ja seesama, et see ta võiks liiga, käia liiga mõlemat pidi. harva ja liiga hilja tegelikult on ju puhas seos ka selle, nagu sa ise tõid hästi välja, et mäletame viimaseid asju, kui me mõtlemegi tagasi sellele ajale, kui olid kalibreerimised ja heavy'd, siuksed performance management'id on ju. ehk et eesmärgid siis, ega olgem ausad, täpselt nii, nagu sa ütlesid, et me mäletame viimast, siis ega inimesed ju hammustavad ka läbi, mis te arvate, et kas viimases kvartalis inimesed hakkasid perform ima väga tugevalt, sest et see on viimane, mis jääb. kui ma täna küsiks ka sinult näiteks, Kadri, et kas sa mäletad oma esimese kvartali highlight'e, et mis oli see, mis sa päriselt ära tegid ja mille üle sa uhke oled? no, esimese hooga ei mäleta. Esimese hooga ei mäleta tõesti, et ehk võib-olla see mingi ongi üks see asi tuleb liiga pähe. harv. ehk et see on hästi, see ongi see võib-olla see suurim nagu kultuuriline nihe ka, mis on, et seesama ongi ta liikunud ikkagi, et ta peab olema tihedam ja kõik see, sest ka me ei mäleta. nii, nüüd me kaotasime vist Kadri, ei, tuleb tagasi. Nii, jah, vist jah, olen, kuidas jah. nüüd kuulda on? Ja mulle juba hoiatab ka, et mu internetiühendus on ebastabiilne. Loodame, et midagi hullu ei ole. Aga jah, viimane asi oli see üks mall siis kõigile, mida me ka täna mainisime juba eelnevalt pisut, aga lähme selle üks mall kõigile teema juurde natukene tugevamalt ka. Nüüd juhi teema.
Juba põgusalt seda siis Merjega mainis ja küsis, et kas te olete mõelnud, et millal te enda juhti, tänased kuulajad, kas te olete mõelnud, millal te siis oma juhti võib-olla tunnustasite. Nüüd uuringud, jälle Gallupile ma viitan siin, on ikkagi tõsiasi see, et 28% inimesi peavad kõige meeldejäävamaks seda tunnustust, mis on saadud siis otseselt juhilt. Et ka Merje kaks näidet olid tegelikult juhtidega seotud, on ju, et juhtidelt tulnud tunnustused, pluss siis lisaks üks-ühele koosolekus siis keegi altpoolt ka küsis, et kuidas sinul läheb. Aga oluline nüanss siin on, et tõesti 41% vastanutest siis sooviks tunnustust ka kaaslaselt. Et mõlemat pidi on tunnustamine siis väga-väga oluline. Aga Merje, mis sa arvad, kuidas me siis veename neid juhte, kelle sa näitena tõid? Et inimesed teevad niigi tööd, nad saavad selle eest head tasu, et miks ma peaks seda siis eraldi ütlema, et kuidas me neid juhte veename, pidades siis meeles tõesti seda, mida sa ütlesid, et kui see ei ole tema jaoks loomuomane ja ta hakkab nüüd järsku seda tegema, et see ei mõju kellelegi siiralt. sa ei Mis see saagi, sõnum võiks olla? mina olen jõudnud sinna ikkagi hästi palju, et vaadates nagu eri ettevõtteid ja asju, et jah, lõpuks on see kultuur, eks ole, ja seda kultuuri nügitakse tavaliselt ikkagi 5 aastat, 7 aastat, 10 aastat, et seesama, et võtame seda, et paneme püsti, et alustame sellest, et ütleme üksteisele midagi head, kui me märkame, eks ole, Teamsis ja noh, ongi, et kui see ei tule loomuomaselt kohe ja siis sa veel ütled, et pane kuskile kirja, on ju, ja kõik see, et noh, ta ei tööta, eks ole. Et pigem on see, et see peab olema hästi ikkagi rahulik ja vaikne teekond ja see peab selle inimesega sobima. Kui me räägime nagu suuremalt, on see, et kohad, kus kultuur on hästi paigas juba, tegelikkuses see on juba sisse nügitud, mis tähendab, et kui sa oled üks 50-st, kes käitub teistmoodi, on ju, siis noh, sind tõmmatakse võib-olla natuke rohkem sinna sisse, on ju. Aga kui sa oled kultuuriga alles tee peal, ehk sul on kõike siin, on ju, siis ma usun, et kahjuks niisugust ühte kiiret retsepti ei ole, eks ole. Et nüüd homme pöörame nina ümber ja kõik käitume teisiti. Eks see peab olema läbi eeskujude, see peab olema läbi käitumise ja tegelikkuses ka selle, et kui sa seda inimest hakkad ise tänama, vaata, see on ju nagu lõpuks see, nagu see, me lähme tagasi seda, nagu sa, Kadri, ütlesid, eks ole, see dopamiin, eks ole, on ju. Ehk et seal võib ka olla see, et kui tema saab oma dopamiini, eks ole, on ju, ja siis võib-olla tal tekib tunne, et oo, ma tahaks seda nagu ka, et jagada, eks ole, on ju, ja teha, on ju. Aga et kas me saame väita, et see kohe mõjub, ei, on ju. Aga ma arvan, et see on niisuguses mitmekihilises kultuuris, kus veel nagu seda nügitakse, võib-olla üks lihtsamaid viise, sest et kui ma ütlen, et nii, Kadri, homsest sa pead hakkama nüüd iga nädal kõiki kiitma, on ju, jah, sa võid hambad ristis seda teha, aga kas mina näiteks, kui sinu alluv seda kunagi võtan nagu tunnustusena, sest ärme unusta seda, et viisil, mis jõuab vastuvõtjani, ehk see, mis jõuab vastuvõtjani. Ja kui see vastuvõtjale ta niimoodi ei jõua, siis tegelikult ei ole ja see, ja üks annab endast parima, eks ole, et ta arvab, et ta teeb siis nüüd seda nii, nagu tal kästakse, eks ole, on ju. Teine tunneb, et tegelikult see on ebasiiras. Kas selles olukorras siis tegelikult keegi on õnnelik või? Noh, tegelikult ei ole, on ju. Ehk et ma arvan, et see on pikaaegne töö. Seda on kergem minu isiklikul arvamusel luua seal, kus kultuur on juba tugev ja kui ta ei ole, siis imesid niisuguse poole aasta, aastaga kindlasti ei tule, et nüüd kõik on, et ma arvan, et see on ikkagi 3-5 aasta töö, sest ega kultuuri sa kuskil muudad ikkagi niisugune 3-5 aastat, et ega kiiremini nagu väga ei saa, et pigem on õudne, kui see tekitab lõpuks inimesele selle, et üks pingutab, ei ole happy, teine saab vastuvõtjana, ei tunne, et see, et midagi ilusat on. Et ma ei usu, et siis ükski number ilusamaks läheb ja lõpuks tõusevad kõik püsti, onju. Aga mis sa arvad, kas üldse on, see on üks mu ettevalmistatud küsimus, mida ma mõtlesin, et kas ma üldse täna küsin, aga sest on natukene võib-olla nõme küsimus, aga kas üldse on mõtet tegeleda tunnustamisega, kui organisatsiooni enda kultuur on katki?
ma usun, et otsast tasub küll ja miks ma arvan niimoodi, on seesama, et ühel hetkel sa ju teed omale selle, et kuhu ma liikuda tahan, milline Mhm, ettevõte ma olla tahan, eks ole, on ju. mhm, ehk et kui kultuur on katki ja me iga asja peale ütleks niimoodi, et ärme tegele tunnustamisega, ärme tegele sellega, aga mis asi on siis kultuuri üldse nügimine, eks ole, ta mhm, hakkabki ju tegelikkusest peale väikestest asjadest. seesama, mhm, et sa teed otsuse, et see on üks meie tükikene, aga sa ei saa mhm, seda kohe lükata kõigile. ja see peab mhm, algama from top to down, eks ole, on ju, ja nii palju kui võimalik ka bottom up, on ju, aga mhm, see peab ikkagi kindlasti olema, et sa ei saa teha kultuuri ettevõttes, kus juht ise kunagi näiteks ei kiida ega ei tee, siis me personalidel võime siin käte peal ka seista, on ju. ehk mhm, et see tema jaoks A ei ole oluline, on ju, ja B on see, et kõik ju vaatavad, aga tema ei tee, miks mina pean tegema, eks ole, on ju. Ehk et mhm, ikkagi kultuur on inimesed ja mhm, see algab sellest, et kuidas ja mis on, eks ole, et kui sa ikkagi võtad oma 3 aasta selle, et ma tahan liikuda kuskile ja sa näed, et mhm, ülemine pool on valmis kaasa tulema, siis sa saad, aga sa ei saa ka mhm, ülemine ots, ei saa minna homme oma juhtide juurde öelda, mhm, ülehomsest nüüd kõik niimoodi revistame, on ju, et mhm, see ei ole kultuuri muutmine, see on väga mhm, kiire tee, ma arvan, allapoole, aga ma mhm. arvan, et just sellel hetkel saabki niimoodi pisikeste sammudega hakata tegelikult liikuma. Mhm, mhm. Merpi lahendus täna ei ole teema üldse, aga ma võib-olla selle mainiksin kontekstis ära, et meie oleme siis üldiselt, kuna Melpis on ka siis tunnustamisprogrammi või mängu võimalik siis teha, oleme selle siis teadlikult sidunud või palunud organisatsioonidel siduda ära enda väärtustega. Ehk siis Mhm, iga nii-öelda tunnustus, mis ma jagan oma kolleegile, võib olla mu juht, võib olla mu kolleeg, on siis või peaks siis meie silmis olema kuidagimoodi seotud selle väärtusega. ehk siis tihti meil on väärtused kuskil seinas kirjas, inimesed ei pruugi seda teadagi, aga kui me nüüd istume maha ja korra mõtleme, et mis organisatsioon me olla tahame, kuhu suunas me tahame liikuda, siis me võiksime ehk alustada sellest, et panna paika, mis on meie väärtused ja kuidas me siis väärtuspõhiselt võiksime sinna suunas liikuda indiviidi tasandil, et jõuda siis organisatsiooni tasandini. Ehk siis nii-öelda tunnustus siis, mis võib-olla siis meie mõtlemine on selline, et võiks olla seotud siis oletame, kui omanikutunne või vastutuse võtmine on siis üks väärtustest, missuguseid inimesi me tahame enda organisatsiooni, siis kui keegi seda teeb ja ta saab tunnustatud, et siis me nügime seda kultuuri mhm, jah. tasaviisi sinna suunas. Et ärgitan seda tegema mitte ainult Melpis, vaid üldiselt mõtlema selle peale, et kas tänane tunnustamine või viis, kuidas te tunnustate, kas seda oleks mõistlik ehk ka teie organisatsioonides, kus teie olete, siis siduda kuidagi ära väärtustega. Ma tean, et väga paljud tunnustavad väärtuse kandjaid, et ja isegi valivad nagu väärtuste võib-olla kandjaid. see 10 aasta nihe võib-olla, kui sinna korraks tagasi minna, siis kui vanasti oli performance management oligi, eks ole, ainult tulemused, on ju, siis ega performance management iseenesest või tulemusjuhtimine pole ära kadunud, eks ole. jah, ta on muutunud, ta on läinud tagasiside pealt, aga on ka ettevõtted, kes siiamaani kasutavad väga konkreetselt sedasama malli. aga mis ongi see erisus võib-olla juurde tulnud, mida 10 aastat tagasi ei olnud, on see, mis sa, Kadri, just ütlesid, et väärtused ehk et Mhm, seotakse ka tulemusjuhtimine väärtustega, ehk ei ole mhm, ainult oluline, mida sa teed, vaid kuidas sa teed. ehk et just. kui me lähme üle laipade, siis aga toome head tulemused, siis see ei ole see. ehk et Mhm, see, kuidas vastu väärtusi on teine mhm, väga suur selle, mida me teeme kõrval. et ma arvan, mhm, et see on mhm, teine väga suur võib-olla nihe. mhm. Sest ta kipub olema ikkagi selline seebimull sellel halval variandil, kui me lihtsalt lähme tulemuste peale Mhm. välja, et tihti see tulemus tuleb väga-väga kiiresti ja siis keegi läheb sellele mullile vastu ja asi Mhm. laguneb koost, et nii see tõesti on. Ma panin paika siis 5 sammu, kuidas ehitada tunnustus, mis tegelikult töötab. Me oleme neid kõiki siin juba maininud. Ta võiks olla konkreetne, kohene, sage, mitmesuunaline. Nüüd viimastel minutitel tugevamalt siis väärtustega seotud ja siis õiglane ja nähtav. Kas on midagi, Merje, mida sina siia veel lisaksid? kui meil on siin inimesi täna, kes mõtlevad, Mhm. et ahah,
me tegelikult ei ole ehitanud tunnustust enda Mhm. organisatsioonis või suunanud inimesi sinna suunas. ma arvan, et millele kuus on need hästi ilusti välja toodud ja võib-olla ongi see, et mida me saame nügida, on see mitmesuunalisus. ehk et mm? iga juht saab vaikselt ka ise nügida seda, et kuidas seda tiimide sees teha, ehk et jälle -hmm. me saame kõigis asjades alustada iseendast, me ei saa kellelegi näidata näpuga, ja öelda, et hakaku muutuma, eks ole, vaid igaüks saab alustada endast ja mis on meile tavaliselt kõige ihule lähemal, on meie enda tiim, eks ole. on see üles, on see alla, eks ole, et selle tiimiga see mitmesuunaline ehk et kuidas ju tegelikkuses niisugune jälle see väike nügimine hakkab, eks ole, on seesama, et kui sa suudad seal sees enda tiimis teha seda, siis tegelikult nemad saavad järgmistele teha, ehk see kaob ära see, nagu sa ütlesid, eks ole, et nagu see ainult see ülevalt alla, vaid see Mm -hmm. mitmesuunalisus, ega mitmesuunalisus samamoodi, ta ei teki lihtsalt, et me nüüd ütleme, et plaksutame käsi, seisame kuskil laval, ütleme, et homsest me hakkame kõik nagu kõiki tunnustama, eks ole. Mm -hmm. ehk et on ka neid asju proovitud ju elus, eks ole, ja kõike, aga ma arvan, et jälle ja ikka on ju, et kui sul on mingi väikene seltskond, kui sa just teed seda kultuurinihet ja kõike, kui sul on jälle see väiksed seltskonnad, kes on valmis ja sa näed, et see usk on, siis Mm nende -hmm. kaudu sa hakkad seda spreadima jagama Mm -hmm. jah. nagu laiali, et niisugused asjad ei muutu üleöö ja mitte käsu moodi, vaid pigem nagu tunne, et kui ma ise seda saan, ma tahan seda jagada kellelegi veel. et ma Mm arvan, -hmm. sellist suuremat tunnet ei ole nagu. jah, ma olen nõus. meil on jäänud täpselt viimane slaid, 9 minutit ja kõige lõpus ma tahan jätta 5 minutit, me saaks vastata teie küsimustele, kui on küsimusi. ehk siis ma vahemärkusena kiiresti ütlen teile, et palun pange chati kirja enda küsimused, kui teil on küsimusi juba aegsasti, et siis õige pea nende vastamiseni ka jõuame. Viimane osa. Ma tean, et me siin rääkisime natukene isiksusest, kui me seda webinari reklaamisime, et isiksusepõhine. Nüüd ma ei tahaks päris siin suure viisiku teooriatesse minna ja hakata inimesi lahterdama. Ma tean, et personali valdkonna inimesed väga armastavad igasugu teste ja igasugu siis hindamisi, et kes siis keegi on, mismoodi sellele inimesele läheneda. Tihti nad ei ole teaduspõhised tegelikult oma loomult, aga ma saan täiesti sellest aru, et kui meil on palju inimesi, siis oleks tore, kui me saaksime kuidagimoodi ühtlustada või selgemini võib-olla grupeerida siis inimesi enda jaoks. Aga ma tooks selle kuldreegli ja tegelikult see oli miski, mida Merje mulle ka eile ütles, et küsime. Tunnustamise ja kultuuri kujundamine on ka väga suur juhtimise teema. Ehk siis kas me täna küsime, et mõelge selle peale, kas me küsime inimeselt, kuidas ta tahab, et teda märgatakse, sest tunnustus oma olemuselt on isiklik. Ehk siis meil on siin 2 suunda. Üks suund on see, et me peame seda andma moel, mis meie isiksusega sobib ja et meil oleks mugav seda andma ja samal ajal võiksime siis püüda arvestada sellega, et missugune inimene on vastas, kes seda tunnustust siis saab. Mina isiklikult olen täpselt see inimene, kes hea meelega läheb, nüüd suvepäevad on tulemas, suvepäevad, olgu siis nädalavahetusel kasvõi, lähen hea meelega, kui keegi mind veel tunnustab seal, no super hästi, saan minna veel lava peale ja paar nalja teha, sobib minu isiksusega ideaalselt. aga me teame, et kõik inimesed ei ole sellised ja kõigile siis selline tunnustamine ei sobi. ehk siis, kui teil on võimalik küsida, mõelge, kuidas küsida, et te saaksite võimalikult hästi aru võib-olla, mis on need tunnustamismeetodid teie organisatsioonis, mis siis kõige paremini sobiks teile. Ma ei tea, Merje, kuidas sinu kogemus on? Mis juhtub, kui me ühe sellise viisiga peale lendame? eks see ongi, loodame, just nagu sa ütlesid, et üks meil ei sobi kõigile, on ju, aga tal on väga suur mõju, et mida suuremad on tiimid,
kui sa, mida täpsemalt sa proovid mõista, eks ole, seda rohkem hakkab sinu enda isikuomadus ka mängima rolli. ehk et nüüd on ju see, et kui minul näiteks on 12 alluvat, ütleme, aga, Mhm, aga mina olen ka inimene ja minul on ka oma nagu ways of nagu seda teha, on ju. ehk mhm, et küsimus on, et kas minu ja selle inimese nagu vahe on väga suur, noh siis me peame painutama ennast, on ju, aga noh, mhm, painutamine pole ka alati loomuomane. ehk et eks ta ongi üks mäng, mõistmine, kas ta alati 100% kõigile ei, ehk et kui ma näiteks kellelegi peaks ennast kreeni keerama, ma ei tea, toome hea näite. Kui mhm, mul näiteks oleks keegi, kes alati tahab, et see kõik peab olema üliavalik, alati kõigile mhm, suure aplausiga, siis ma arvan, et ma jääks hätta, sellepärast mhm, et mulle meeldib sihuke kombo ja igat asja nagu kõikjal mhm, hõisad suurelt, noh, pole võib-olla minu nagu jälle see loomuomane, eks ole, nüüd on see, et mhm. kas ma juhina hakkan oma loomuomadust hästi palju nagu kreeni keerama või ma leian mingi selle tee, eks ole, onju. või võtame nüüd selle inimese, kes ütlebki, et ma pole aasta otsa ei suuda välja mõelda aasta tagasi, kellele midagi oleks ilusasti öelda, onju. noh, kui ta nüüd Mhm. peab mõtlema veel oma 7 alluvale, igalühel hakkama minema väga nagu niisugust spetsiifiliselt, noh, see läheks ka päris kreeni, eks ole, Ei ole realistlik, ja on ju, et see on ikkagi see mhm, arvestamine, aga noh, nii palju kui on inimesi, on arvamusi, on ju, et me ei saa mhm, ka minna sinna teise äärmusesse, on ju, ehk et mhm, jälle mhm, see tasakaalu leidmine ja mõistmine. mhm. siis sellisel moel me ei tegelekski muuga, kui mõtleks, nuputaks jah, kogu aeg, et kuidas seda inimest ja nüüd see, sa oled ise tunnustada. stressis, siis sa kogu aeg mõtled selle peale. just, et ta peab olema ikkagi loomulik, jah, loomulik loomulik. mõlemale poolele nii palju, kui võimalik on, ütleks just, mina. just. Aga jah, võib-olla siit kaasa võtta see, et tõesti, et iga inimene ei tunne, et ta tahab seda superavalikku tunnustamist saada ja see ei ole võib-olla tema jaoks mugav. Ja me tegelikult oleme näinud, inimesed ei tule teadlikult kohale väga tihti igasugustel Mhm. ettevõtete auhinda, Sest nad ei et taha. hüütakse välja auhinnad ja ei ole inimest seal kohal, kuigi ta tegelikult juba ette teadis, et ta selle auhinna saab, ta Mhm. lihtsalt tunneb ennast ebamugavalt. võib-olla me ei pea siis seda tegema, võib-olla sobib, kui me saadame talle tunnustava jah, e-kirja koos sest et selle vastasel juhul läheb väikese. tegelikult tema väärtus selle vastu ja see ei ole enam tunnustus, vaid see on kohustus. just. ehk siis, kui meil on võimalik, küsime ja saame võib-olla üldised tendentsid. Ja mõne inimese puhul võib-olla jääb meile hästi meelde ka, et tema kohe üldse ei taha. Mhm. et siis töötajatena ka julgustan siis seda enda arvamust väljendama ka. see on sama, et ehk võib-olla tuua siis. näitena, ma võin tuua kiire, et näiteks noh, on sünnipäevade kultuur, eks ole, näiteks Mhm, meil on täna tiimis üks inimene, kes ei pea ja ei soovi, et teda siis õnnitletakse, mis tähendab, et see ongi respekt, eks ole, onju. ja mhm, tema ei eelda ka, ja keegi ei eelda, et ta tuleb kuidagi teist õnnitlema, onju. et noh, et see mhm. ongi, et jälle, et mõistmine ja kuhumaani nagu vastuminek, eks ole, onju, et noh, Jah, tegelikult seesama. kellegagi arvestamine. jah. Just. Milleks seda sünnipäeva pidada, kui see tegelikult tekitab temas negatiivset emotsiooni? Mhm. Eesmärk on ju tekitada head emotsiooni selle Mhm. tähistamisega. Just. Ehk siis proovime siis nelja siis punkti kõik asjad koondada, mis me täna rääkisime. Ehk siis tunnustamine ja märkamine on päriselt asi, mis mõjutab meie biokeemiat meie ajus, seda, kuidas me toimime ja mõjutab siis ka meie vabatahtlikult käitumist. ehk siis ta ei ole lihtsalt niisama kuskil taustal eksisteeriv asi. ja mida sa tunnustad, seda sa saad juurde. ja kui sa teed seda ja pea siis meeles, et tee seda sellisel moel, et inimene tõesti tunneb, saab selle dopamiini efekti sellest kätte. Et kui sa tunnustad moel, mis temale negatiivset emotsiooni tekitab, no siis sa seda positiivset käitumist ilmselt uuesti ei näe või ta ei ole väga altis seda kohe uuesti tegema. Sagedus, siirus, ausus võidavad alati selle žesti suuruse. Ehk siis ärme mõtle üle, meil ei pea olema tohutuid eelarveid tunnustamise jaoks. Ja proovi olla õiglane ja isiklik oma tunnustamise väljaandmisel. Ja nüüd meil on täpselt 1 minut ikkagi
ikkagi suutsime ära rääkida. 1 minut küsimuste jaoks mulle ja Merjale, kui on midagi, mida te tahate küsida. Ma näen, et keegi ei ole veel küsinud, aga äkki mõni küsimus ikka tuleb. Julgelt kasutage võimalust. me oleme täpselt Tundub, inimeste et lõuna inimeste nagu selle lõpu ja lõuna vahele. jah, tahaks kähku sööma. aga vaatan korra chati, kas ma näen siit, kas me jagame slaide? Jah, jagame slaide, jagame tegelikult salvestust ka. See on tõesti tulemas. Aga aeg sai täis. Väga siiralt tänan Merjet selle sisuka vestluse eest. Ja tõesti oli minu jaoks ka väga põnev valmistuda selleks webinariks ja tänane arutelu ka väga sisukas ja aitäh, et sa olid nõus ka isiklikku kogemust jagama siis sellest, kuidas tunnustamine sulle on mõjunud. Aga aitäh teile ja siis nüüd saab igaüks minna veel juba lõunale, onju. Suur aitäh kõigile kuulamast. Olgu, kõike head, nägemist.